kokku on meil 9 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on Rootsi vangid Tartus. Martin Helme, palun. Aitäh. Meil eile algas ja täna jätkub siis eelnõu, millega Riigikogu peaks ratifitseerima kokkuleppe Rootsiga, et Rootsist hakkavad Eestisse tulema kõige võikamad kurjategijad, vägistajad, tapjad, mõrtsukad, ka narkokurjategijad, organiseeritud kuritegevuse esindajad. No eilse parlamentaarse diskussiooni käigus olime me küll tunnistajaks masendavale demagoogiale, massilisele järjestikusele valetamisele, ikka kõik selle jaoks, et alavääristada ja häbistada Eesti riiki ja ohustada Eesti inimeste turvatunnet ja turvalisust. Nüüd, see on taustaks. Ja teine taust on nüüd siis see, et teie erakonnakaaslased Tartust, härra peaminister, on väljendanud seisukohta, et neid vange ei peaks tulema Rootsist Tartusse, sest Tartu ikkagi heade mõtete linn ja ülikooli linn ja kuidas me siis nüüd muutume selliseks Rootsi immigratsioonipoliitika prügimäeks. Mul ongi küsimus nüüd selles liinis, et olete meil peaminister küll, aga olete ka erakonna juht ja erakonna poliitika on lahutamatult seotud ka valitsuse poliitikaga, teistmoodi see Eesti parlamentaarses ja demokraatlikus erakondlikus süsteemis olla ei saakski. Ja ma lihtsalt tahan teada saada, et kas need häälitsused ja pooside võtmised, mida Tartu reformierakondlased on avalikkusele esitlenud, on jõudnud ka erakonnas teieni, kas need on avanud arutelu Reformierakonna sees, siis selle Rootsi islami vägistajate Eestisse toomise plaanil, kas nad on kuidagi pannud teid järele mõtlema või kaaluma, et äkki jätaks selle asja pooleli, või ongi see lihtsalt avalikkusele esitatav tsirkus, inimestele järjekordne valetamine reformierakondlaste poolt, seekord siis Tartu otsast, ja tegelikult nad erakonna sees mingisugust teemat avanud ei ole. Aitäh! Aitäh, hea parlamendi esimees ja Riigikogu liige. Selles küsimuses oli juba hulga jälle sellist laetust. Mööname, eks te teete oma parima ja meie ka jõudumööda. Olgu kõige lihtsam ja olulisem kohe alguses öeldud, et Rootsi vangid selle lepingu alusel tulevad Tartu vanglasse ja ei vabane Eestisse, vaid lähevad ikkagi Rootsi tagasi enne vabanemist. Nii et nad ei hakka mitte Tartus ringi käima, vaid Tartu vanglas olema. Ja ütleme nii, et kui vaadata, miks see kasulik on ja miks see vajalik on, siis sellepärast, et selle koostöölepingu tulemusel säilib Tartu vangla koos teenustega. See tähendab seda, et säilib ka kinnine vanglaosa, arestialuste kinnipidamine ja selle koostöö alusel säilib vajalik sisejulgeoleku taristu. Tagatakse ka vajalikud töökohad spetsiaalse väljaõppe saanud spetsialistidele. Ütleme ka rahaliselt tähendab see seda, et Rootsi on maksmas Eestile 300 koha eest 30 miljonit eurot ja kui need kinnipeetavaid on üle 300, siis makstakse täiendavalt 8500 eurot kuus ühe kinnipeetava kohta. Säilivad 160 töökohta, juurde luuakse vähemalt 250 uut ametikohta. See on kõik oluline taust kõigele sellele, mida te ütlete, sest töökohtadelt makstavad maksud, sisejulgeoleku oskustega inimeste säilimine Tartus annab kindlasti ka Tartusse juurde. Tartu muresid, tulevad nad linnavalitsusest, tulevad nad mis tahes viisil, kindlasti kuulatakse, kõik käiakse üle, kaasa arvatud Tartu uue koalitsiooni mured ja küsimused. Nad tulevad arutelude juurde, esitavad küsimusi, nii et selles debatis nad saavad kindlasti osaleda. Aga see ei muuda fakti, et Rootsi on meile oluline partner ka julgeoleku tagamisel. Ja see tähendab seda, et nagu meie tagame oma partneritele julgeolekut ja aitame neid hädas, aitavad nemadki. Et ma siiski meenutan, et ka näiteks merel toimuv kriitilise infrastruktuuri valve on muuseas käimas ka näiteks Rootsi laevadega. Nii et kui te küsite, et kas Tartu mured kuulatakse ära ja neisse suhtutakse tõsiselt, vastus on jah.
Nii et ma arvan, et see ei pea olema kuidagi erakondlik tõstatus, vaid kui Tartu volikogu liikmed soovivad täiendavat informatsiooni arutada, siis seda kindlasti saab teha, sõltumata sellest, millisesse erakonda keegi kuulub. Aitäh! Suur tänu. Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja no eks see jutt, mis te rääkisite, ju kinnitab, et Reformierakond ei ole saanud riigivalitsemisega hakkama. Et meil on valitsus, mis on riigi nii pankrotti ajanud, et enam ei ole võimelised üleval pidama sisejulgeolekut ja vanglaid. Ja eraldi rõhutab see siis teie kriminaalpoliitika läbikukkumist, et vanglad on meil tühjad, sellepärast et inimesed, kes sõidavad siis teadlikult teede peal teisi surnuks, olles ennem seda teisi oma elukaaslasi pussitanud, koduvägivallatsejad, Reformierakond ei ole võimeline ka naisi kaitsma Eestis, nagu me teame, inimesed, kes meil Tammsaare pargis purjutavad, neid ei panda kedagi vangi. Ja siis on vanglad tühjad. Ja kuna raha on ka kõik ära kulutatud Rail Balticule ja tuulikutele ja ma ei tea kuhu, eks ole, siis ei saa enam vanglaid üleval pidada. Siis hakatakse alandama Eesti riiki, põhimõtteliselt siis prostitueerima Eesti riigiga, et äkki kuskilt keegi tuleb, maksab meile midagi. No see on Eesti riigi ja Eesti kodanike väärikuse alandamine, aga ma tegelikult ei küsinud kõigest sellest midagi. Ega ammugi mitte sellest, kas Rootsi on meile hea partner julgeoleku vallas. Ma küsisin, kas ja see ka ei puutu asjasse, et nüüd, kui otsus valitsuses on tehtud ja tahetakse Riigikogus läbi suruda pärast seda, te siis hakkate meile rääkima mingisugusest kaasamisest. Et see on ju ka mõnitamine. Et pärast me kuulame teid ära. Ei, ennem tuleb ära kuulata. Ja ma seda ikkagi tahan üle küsida, et kas need reformierakondlased, kes on reljeefselt sõna võtnud Tartus, et ei meie neid vange siia ei taha ja ei tohi tulla nad, kas need reformierakondlased Reformierakonna sees on teinud oma hääle kuuldavaks ja kas Reformierakonna juhatuse esimees on seda häält kuulda võtnud või läheb plaan edasi häirimatult? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. No, siin oli jälle väga mitu laetud küsimust. Kõigepealt, mis puudutab nõrgema poole kaitsesse ja vägivalla vastasesse võitlusesse, siis siin meie teiega oleme leppimatult eriarvamusel. Teie hoiak on, et Istanbuli konventsioon, mis pakub vägivalla ohvritele kaitset, tuleks tühistada. Nägin, teie suurepärane kogu fraktsioon tegi sammu, andis selle eelnõu sisse. Martin Helme mainis seda küsimuses, et Rain Epler ei peaks segaduses olema. Nüüd teine, mis puudutab maanteel sõitvat inimest, kes oleks pidanud trellide taga istuma, seal me oleme jälle ühel nõul, et minu hinnangul tuleb see juhtum läbi uurida, vajadusel teha korrektuure seadustes, sest kui me menetleme mõnda protsessi, ma saan aru, et see võib-olla on ainult killukene sellest, aga 9 eurost juukselõikust ikkagi juba väga pikka perioodi ja inimene, kes tegelikult peaks trellide taga istuma, siis ei lähe see minu ja ilmselt ka rahva õiglustundega kokku ja see tähendab seda, et tuleb ikkagi üle vaadata, mis seal toimus, miks toimus. Tean, et siseminister on palunud selle selgeks teha ja ilmselt tuleb astuda samme, kui protsessis on olnud auk. Nüüd, mis puudutab Tartu koalitsioonilepingut, siis ongi ju loogiline, et Tartu linn on kogu aeg partner. Mitte enne lepingut, ainult ka lepingu ajal on partner, nii et ka praeguses protsessis nii sisejulgeolekuasutused, korrektsioon ehk siis vangla, riik, justiits, digiministeerium, kõik suhtlevad Tartu linnaga, Tartu linna muresid võetakse tõsiselt ja ma saan aru, et teil on ettekujutus, et me võtaksime need muresid ainult siis tõsiselt või võtame ainult tõsiselt, kui see on oma partei liinis, nagu te väljendate. Mina võtaks neid muresid ka tõsiselt siis, kui seal oleks keegi teine linnavalitsuses, Tõnis Lukas, kes siin tavaliselt sümpaatselt esireas istub, ma ka siis võtaks neid muresid tõsiselt. Sellised mured on tõsised, turvalisus on Eestis väga kõrge ja selliseks ta võib jääma. Ja olgu ka öeldud, et kui on negatiivsed tagajärjed, kui ilmneb midagi sellist, mida me ei soovi, siis on alati võimalus see leping ka ennetähtaegselt lõpetada, aga selle lepingu läbimõeldus on põhjalik, vangid tulevad vanglasse, mitte Tartusse, lisaks tagab see sisejulgeoleku oskustega inimeste olemasolu ja Tartule täiendava turvalisus. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Rain Epler, palun. Ja aitäh, enne kui ma küsimuse juurde lähen, siis sissejuhatuseks.
vaatasin, et värsked reitingud jälle näitavad, et Reformierakond on teinud selle madala reitingu rekordi, ja nüüd teid vaadates, et lips ei ole mitte ainult lõdvaks lastud, vaid lausa eest võetud, et kas peaministri põlve lõpp juba terendab. Aga nüüd asja juurde. Neid vanglarendilepinguid on Euroopas teisedki riigid proovinud teha, siin Belgia ja Holland, Norra ja Holland, taanlased vist proovisid Albaaniasse hakata oma vange saatma ja kaks probleemi, mis on kohe tekkinud. Üks on see, et kuritegelikud sidemed tekivad kohaliku kuritegevuse ja siis selle nii-öelda vange eksportiva riigi kurjategijate vahel. Ja teine väga suur probleem on külalised. Kohe tekivad probleemid nende majutusega, isegi nii kaugele on asjad läinud, et on pindasid puudu ja siis need mõlemad riigid, kes lepingus on, lahendavad neid, kulutavad selle peale raha ja tegelikult kuritegevuse pilt muutub halvemaks. Nii et kui te siin räägite et saame mõne miljoni, siis odavalt müüte seda Eesti sisejulgeolekut. Ma paralleeli tõmbaks sellega, kuidas te veel odavamalt trambite jalge alla inimeste vabadusi. Mäletame, et see superandmebaasi seadus, mida te surusite, et seal ju toodi põhjenduseks, et me saame Euroopast mõne miljoni. Et kas see, et te niimoodi senthaaval siit ja sealt proovite raha leida, tegelikult annab tunnistust, et teie jutt sellest, kuidas kohe hakkavad piimajõed ja pudrumäed Eestis olema ja kõik läheb paremaks, tegelikult ei vasta tõele. Et kas Reformierakonna juhtimisel me olemegi pankroti kursil ja nüüd tuleb odavalt müüa meie julgeolekut? Aitäh teile! Aitäh, hea küsija! Mis majanduse perspektiivi puudutab, siis jah, mul on teile häid uudiseid, ma tean, et te janunete nende järgi. Ja mul on hea meel neid teile ka anda, sest ma tean, et annate need alati edasi. Viimane näiteks Swedbanki majandusprognoos tõstis lähiaastate kasvu ootusi, nii et sinna liita ka Keskpanga erinevad prognoosid, teiste kommertspankade prognoosid, siis tõepoolest sellel aastal majandus on pöördunud kasvule, see kasv on küll veel madalam, kui me oleme võib-olla tavaliselt harjunud, aga kui me vaatame ajas tagasi, siis viimased 2,5 aastat on ikkagi väga keerulised olnud Eestile tervikuna. See tähendab seda, et majandus on olnud kas siis kahanemises või ütleme kahanemise ja kasvu piirimail, kuskil seal nullikandis. Nii et see aasta jah, tõepoolest on majanduskasvu poole pöördunud, see kindlasti on oluline. Kasv on väike, järgmisel aastal juba suurem ja ülejärgmisel aastal ka. Ja need prognoosid on seal umbes konservatiivsemast 2,5% üle 3%-ni, 3,2–3,4%-ni, kui ma õigesti mälu järgi tsiteerin. Nii et see näitab ikkagi seda, et seda, mida te nimetasite pudrumägedeks ja piimajõgedeks, jah, pilt läheb paremaks ja kui ma vaatan inimeste toimetulekut, siis ajaloo suurim maksulangetus 36,6%-lt 1,4% punkti ehk 35,2%-ni, seegi on kokku lepitud, maksuküür kaob ja tulumaksutõusu jätame ka ära. Selleks on meil menetluses erinevad maksumuutuse seadused, millele ma loodan ka parlamendis toetust. Nii et jah, majanduse poole pealt see pilt kindlasti on positiivne. Nüüd, mis puudutab neid samu vangla näiteid, ma olen neid ka varem infotunnis toonud ja see ei ole teid kuidagi loksutanud, aga ma näen siiski vaeva seda sama kirjeldada. Näiteks võrreldavad näited on Hollandist olemas 2009–2016 rentis Holland Belgiale kuni 650 vangla kohta Tilburgi vanglas. 2015–2018 rentis Holland 3-aastase lepinguga Norrale 242 vangla kohta ja nendes kõikides järelhindamistes, näiteks ka Hollandi parlamendi avalikes stenogrammides 2016. aastal, kui justiitsminister teatas, et Belgia ei pikenda enam Tilburgis vanglakohtade rentimist, parlamendierakonnad avaldasid hoopis kahetsust, sest kadus koha pealt 400 töökohta, et oleks seal kuritegevusest täiendavalt märki olnud, küllap oleks sellestki räägitud. Külastustega sarnane lugu. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise.